Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Eesti kardispordimeistrivõistluste 7. ja eelviimane etapp said jooks Põltsamaal. Kuningamäe rada on tänavu võimaluste piires rekonstrueeritud ja nüüd pakkus see rahuldust nii kodurajal sõitnud eestlastele kui külalistele Lätist, Leedust, Venemaalt ja Soomest. Mis sa ütled selle Põltsamaa raja kohta? Ei, vihmaga on raske, kart on porine, et vihm mulle nagu on terve aasta sobinud ja ütleme, palju tuleb lõigata siin äärekivide peale, täitsa teistsugune jälle omamoodi. Kohe mitte kuidagi ei ole sellel hooajal vedanud ilmaga. Senisest 7. etapist on koguni 5 toimunud vihmas ja nii oli see ka Põltsamaal. Ma arvan, et täiesti sõidetav on see ja mina ei näe siin küll mingit probleemi. Märjal rajal on paratamatult rohkem äpardusi, samas ka üllatusi. Näiteks kõige nooremas kadettklassis on kõik selle hooaja etapid võitnud Erik Jaanimets. Kuningamäel piisas aga väikesest sõiduveast päris sõidu lõpus ja oma esimese võidu noppis hoopis Tanel Karu. Teine Erik Jaanimets, 3. Soome tüdruk Meri Levula. Kõige rohkem sõitjad mõlemas 15 oli mikro- ja miniklassides. Mikrodel olid eelfinaali kiiremad hädas libeda rajaga, samal ajal tundis ennast väga kindlalt rivi lõpust alustanud Artjom Vedennikov, kes võttiski ülekaaluka etapi võidu. Teisena lõpetanud Oskar Männamets jäi maha koguni 10 sekundiga. Kiita tuleb aga tüdrukuid. Carmen Graav sai 3. ja Laura Kaal 5. koha. Miniklassis tundis ennast Märjal rajal väga keerulistes oludes hästi Paul Aron. Kui eelnevates sõitudes oli rohkem säranud Rimmo Kadapik, siis finaalis oli kindel peremees Paul Aron. Tema ainus mure oli kohtunike poolt näidatud ajaline karistus seda möödasõidu eest kollaste lippude tsoonis. Tema selja taga võitlesid poodiumi koha pärast Rimmo Kadapik ning Jan Kalmet, napilt jäi seekord peale Rimmo. Finišis oldi esialgu teadmatuses. Paul Aron oli kindel, et tema ei eksinud. Ma ei näinud, oli kollaseid lippe. Isegi kui oli see võistluse koosolek, ma küsin, aga kui ma lähen siin sirge peal vahele ja ma ei näe ju, et seal on kollased lipud, siis ma ei saa karistada. Siis ütlesin, et jah, ma ei saa karistada. Nüüd aga Rimmo ning Janni kommentaarid. Võitu ma muidugi ei vääni, sellepärast ma olin teine ja natuke raske on see vihmaga, kuivaga oli parem. Sa oled rohkem kuiva ilma poiss? No, oleneb rajast. Nii et karistus oli täitsa õiglane? Minu arust küll, aga no seda ei tea kunagi. See on kohtunike asi, eks ju? Jah. Sina sõida? Jah, Pärast pikki selgitusi sai ikkagi selgeks, et etapi võidu sai Paul Aron. Kui sa nägid seda hoiatust, sa olid kindel, et sina tegid kõik õigesti? No ma enam-vähem olin kindel jah, sest meil oli siin vahepeal selline segadus, aga ja kokkuvõttes siis ikkagi loeti mind esimeseks, kuna ma ikkagi möödusin enne kollaseid lippe mitte pärast. Rotax juuniori ja seeniori ühises stardis üllatusi ei sündinud, kehtis eelmistel etappidel nähtud järjestus, ees kihutab vanemas klassis sõitev Kairo Kivi, tema kannul nooremat ja kiirem Georg Kõss. Mõlemad nopivad klassivõidu ja lõpuks jõuab Georg Kairole päris kannale, seekord jäi vaheks 0,6 sekundit. No tundub nii, et praegu sellest 7. etapist ongi enamus on sõidukad märjarajaga. Jah, Käinas oli kuiv ainult ja esimene tabas olnud, ülejäänud on kõik vihmaga. Kairo oli ees, lihtsalt üritasin kätte saada. Ta juba lõpus lasin natuke tempo alla ja siis saaksin jõulisemalt järgi tulema. Nii et koos praktiliselt veelsite üle finišijoone juba? No praktiliselt jah, mingi kart 2 oli vahet. Kuidas sulle see märg ilm klapib? Märg sobib väga hästi. Kahele esimesele järnesid 3 juuniorklassi sõitjat, lätlane Makušins, Erich Küün ja siis Simone Viidas, kes on poistega konkureerides ka poodiumile jõudnud. No poiste hulgas jõuda Eesti meistrivõistlustel poodiumile, see on omaette trikk, mille sa oled ära teinud. Ja siis vaatab ka äkki saab hooaja lõpus üldpoodiumile, kuna ma hetkel olen 3. kohal, eks paistab, kuidas järgmine etapp läheb.
X30 klassis olid nooremad vanematest selgelt kiiremad. Nii eelfinaalis kui otsustavas sõidus oli Kuningamäe rajal ülikindel peremees Jakob Poja, kes jättis teise koha saanud Siim Leedma seekord 6 sekundi kaugusele. No räägi sellest finaalsõidust. Tähtis oli vaid start, et sealt tuli korralikult läbi pääseda ja oli korras. No sõitsid ka kiirema ringi, kas sa tead seda? No nüüd tean. Tuli poiss. Aga kus selline hoog siis nüüd päris hooaja lõpus? Rata sobis ja ilm oli ka väga hea. Ja... Kas võib öelda nii, et märg rada, see raske rada klapib selle paremini isegi? Klapib. No kuidas sa selle seada siis paika panid, et kart istus nagu valatult? Seda mehhainat tuleb ka väga tänada. Et kõik oli paigas? Jah. Kuidas sul seis selle meistrivõistluste arvestuses kokku on? Praegu olen 4. Aga loodan ikka 3. saada. Alguses jäin seeniori taha kinni ja pidin pusima, aga ta lasi mind mööda. Ja siis ma püüdsin Antsiröös kõik ja sõitsin samas tempos, aga ei suutnud lähemale tulla. Robin, ega seda hetke vist eemale ei tahaks küll soovida, et 2 ringi jäi veel sõita ja mis siis juhtus? Muidu iseenesest tempo oli suhteliselt hea, lasin aga Siimus on mööda, et nägin, et juunid on vähe kiiremad, aga 2 ringi enne lõppu täiesti lipsust. Siis me selgitame alles välja, mis juhtus, aga starter ei hakka. Ühesõnaga enam ei võtnud süüa. Sinna see jäi. 3. koha sai Andreas Lootus, kelle selja taga lõpetas Sander Sepp, ühtlasi X30 seeniorklassi võitja. Sõit oli suhteliselt raske, aga kogemust on palju vihmaga, nii et sai hakkama hästi. Ma nägid ka seda kurba hetke, et Robini kart oli äkki veeranud raja kõrvale? Märkasin tema emotsioone ka. Ta võis ikka päris pettunud olla? No kaotas esimese koha kahjuks selle võtta. Muidu oli hea sõit. Mis siis viimasel etapil plaanis? Viimasel etapil ka maksi sõidab ja loodetavasti tuleb jälle vihma. Maasters ja TD2 klassi ühises finaalis oli favoriidiks mullune meister Priit Sei, kes aga mitte kuidagi ei saanud hakkama, milliste rehvidega rajale minna. Keerulistes oludes oli kõige kindlama käega hoopis Mihkel Vaks, kelle võidus ei tekkinud kordagi kahtlust. Teine oli lätlane Weismanis ja 3. Priit Sei. No võtsid kõik, võtsid võidu ja võtsid ka kiirema ringi. Seda ma ei teadnud, ma nagu väga kardis on nii tasavägine, et ma nagu väga kindlalt minu meelest kõik näitavad, kui isegi pikk vahe, siis minu jaoks on see tõesti olematu vahe. Aga ei, suhteliselt ja ei oska midagi öelda, et kui nii oli, siis oli hästi. Kaatset 2 klassis jäid Eesti meistrivõistluste punktid Kuningamäel hoopiski välja mängimata, sest meie kiiremad sõitjad pidasid seda rada liiga ohtlikuks. Samal ajal külalised Lätist ja Leedust lausa nautisid rada seda vihmale vaatamata. Ka leedulast äss Euroopa meister Siimas Joodvirsis pidas Põltsamaa rada üheks huvitavamaks, kus ta üldse sõitnud. Eestlaste au päästis siiski Hannes Tampere, kes suutis 3 kiiret leedulast oma selja taga hoida. Seekord oli hoog täitsa hea ja kõik sujus hästi. Kui sa kvalifikatsioonis nüüd eelfinaali ka ära sõitsid, mis pilt sul siis ees oli? Noh, nagu ikka, kardirool. Aga ei, tegelikult kõik oli täitsa hästi ja ma olen väga rahul selle võistlusega. No sest see Joodviris on ju päris maailma nimi kardispordis. Euroopa meister ja maailma karikavõitja. Muidugi tema on väga tuntud kardisõitja. Mingit aukartust ei olnud sellise mehe vastu? Noh, eks natuke ikka, aga sõidus ununeb see kõik ära ja siis on ikka mees mehe vastu. No mis sa sellest arvad, et osa meie poisse nagu boikoteeris seda Põltsamaa rada? Noh, ühest küljest ma nõustun nendega, aga teisest küljest oli väga tore võistlus ja oleks tahtnud, et nemad ka siin oleks. Eesti meistrivõistluste viimane etapp pidi esialgu toimuma Aravetel. Nüüd on aga selge, et ka otsustavad sõidud toimuvad 17. septembril Põltsamaal Kuningamäe rajal. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.